Tere! Mina olen Peeter ja te vaatate ühte osa Postimehe uuest saatesarjast Peetri pilk, kus siis üks ja teine Peeter heidavad pilgu mõningatele sellistele sündmustele, mis tunduvad võib-olla hetkel maailmas huvitavad. Tavaliselt on meil ka külaline, seekord on külaliseks Carri Ginter, kes on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna aseprofessor ja ta on tegelikult veel palju asju. Ja me räägime päris huvitaval teemal, aga kõigepealt Peetri pilk uudistele. Mis on Peetri meelest maailmas oluline? Võtame esimese uudise. Ühendriikide aktsiaturud, jälle uued tipud. Ja nüüd on küsimus, et kaua see asi kesta saab? Vastus on lihtne. Kauem, kui keegi ette oskab kujutada ja vähem, kui me kõik tahaksime. Ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et tehisintellekt, tehnoloogia, mikrokiibid on väljunud, ütleme, sellisest tavapärase universumi mõõtkavast ja tunduvad hinnatasemed sellised, nagu kõik, mis on seotud tehisintellektiga, laieneks mitte ainult meie planeedi piiridest välja, vaid välja ka meie päikesesüsteemi piiridest. Universumi piiridest võib-olla mitte. Aga vaatame järgmise uudiseid. Eesti Pank sai uue presidendi. No, aega läks, aga asja sai. Eesti Panga uus president, kui te lubate mul niimoodi öelda, on minu meelest päris lahe tüüp. Ma mäletan temaga kunagi ühte kokkupuudet, kus eurokriisi tipphetkel sai veidikene ühes kontekstis asju arutatud. Ja minu väide oli see, et küll see Euroopa hakkab ka raha trükkima, sest turud muidu ei rahune. Tema ütles, et ei, Euroopa ikkagi nagu klassikalises mõttes raha trükkida ei saa. Raha trükkimiseks aga läks. Minu seisukoht on see, et tõenäoliselt tema seisukoht sõltus tema istekohast ja keskpankurite puhul ei ole selles mitte midagi halba. Võtame järgmise uudise. Kui te nüüd mõtlete, et Finantspeeter vaatab maailma liiga finantsturgude keskselt, siis niimoodi see tõesti on. Uue juhi on saanud ka Finantsinspektsioon ja see tähendab seda, et mina oma teises funktsioonis võib-olla tunnen ennast nüüd jällegi veidikene võib-olla rohkem järelevalvatuna, aga siin on meil hea võimalus küsida Carrilt, kes teab Finantsinspektsiooni uut juhti, et oled kokku puutunud ja millise mulje ta on sulle jätnud? No, meie muidugi oma toolilt või istekohalt vaadatuna rõõmustame selle üle, et üks jurist on jõudnud niivõrd olulisele kohale Eesti majanduses. Aga Kerstiniga ma puutusin kokku 4. ülikoolis, kus ta õpetas meile lepinguõigust. Ja sealt edasi on meil selline vastastikune lugupidamine ja hea arusaamine säilinud. Ja lihtsalt ongi see, et kui sa suudad olla noorte ja saamatute juuratudengite vastu heatahtlik ja nendest ka mingi tulemuse kätte saada ja nendega siis ka päriselt tegeleda, siis tegelikult see isikuomaduste kohta räägib nii mõndagi. Ja Kerstin on nii palju tean, hea jurist, väga töökas, empaatiavõimeline inimene, et polegi nagu, ei oskagi oodata finantsmaailmas selliseid inimesi. Ma ei tea, kas neid on seal sagedasti. 3. See on üle maailma, sa pead silmas, jah? Eesti. Okay. Ei, no tegelikult on loomulikult rohkem, aga väga minu meelest positiivne iseloomustus. Aga natukene selliste positiivsete teemade juurest või meeldivate inimeste juurest oleme me Carriga sunnitud minema natukene teemade juurde, mis on keerulisemad ja mis mõjutavad mingil viisil tõenäoliselt meid kõiki. Nimelt Carril on suhteliselt selge arusaam sellest, et jälgimisühiskond on halb asi. Mina pean tunnistama, et mul on sarnane seisukoht, või kui mitte öelda sama seisukoht, võib-olla veidi halvemini raamistatud, rohkem filosoofiliselt, Carril rohkem juriidiliselt. Me mõlemad leiame, et riigil peaks olema mingisugusel viisil päitsed pea, seda nagu kõik aga teha ei tohiks. Aga ma küsiksingi kohe su käest, Carri, sellist asja, et millal sa tundsid seda, et meie selline muidu väike ja ütleme meeldivalt vaba riik hakkab tasapisi liiale minema. Et millal see selline üldisem nii-öelda suur jälgimine probleemiks sai sinu meelest? No minu jaoks oli see esialgu ikkagi pigem akadeemiline uudisimu. Ja 2014 Euroopa kohus tegi lahendi Digital Rights Ireland, kus ta siis väljendas seda, et tasakaalustades privaatsust ja siis nii-öelda terrorismi ja kuritegevuse vastast võitlust, et siis mobiiltelefoni metaandmeid sellisel kujul ei tohiks sundida
telekomi ettevõtjaid koguma kõikide kohta ja nendel ei tohiks olla kerget ligipääsu. Ja siis me hakkasime seal üliõpilastega koos tegema erinevaid magistritöid ja kirjutasime teadusartikleid 2016. Euroopa Kohus otsustas midagi sarnast, aga seal oli see lisaväärtus, et Tele2 Sverige oli kustutanud ära oma need kliendi andmed, kuigi ta Rootsi õiguse järgi pidi neid justkui koguma. Ja siis selline julgustükk ajendas veel tähelepanelikumalt sinna sisse vaatama ja sattus olema häid tuttavaid telekomi võrgus, kes siis kurtsid, et neid ikkagi jätkuvalt sunnitakse neid andmeid koguma oma klientide kohta, kuigi nad seda nagu ei tahaks. Siis me võtsime mõned kohtuasjad ette, kus siis näiteks kohus oli kohustanud telekomi andmeid välja andma salasigarettide kauplemise kaasuses ja niimoodi ja selgus, et ikkagi neid andmeid ei tohiks niimoodi kasutada. Ja sealt hakkaski see, tekkis nagu metoodika, kogumine, ligipääs, hävitamine, tekkis nagu tervikpilt. Ja siis, kui ma ühel hetkel sain aru, et Eesti riik põhimõtteliselt ignoreerib seda tervikuna, seda kohtupraktikat, siis ma mõtlesin, et see ei saa ju olla päris. Siis Eesti riik jõudis sinna samma Euroopa kohtusse väites, et prokuratuur on Eestis just see sõltumatu organ, kes otsustab, kas telekomi andmete ligipääs on siis hea või mitte. Ja loomulikult Euroopa kohus prokuratuur ei ole kriminaalmenetluses sõltumatu organ, kes siis minu õiguseid piisavalt kaitseks. Siis Riigikohus ütles, et see paragrahv on nii õudne, et ta tuleb arvata Eesti õiguskorrast välja piltlikult öeldes selle sünnist saadik. Ja see pilt tuli niimoodi kokku. Ja nüüd täna on 2025 on lõppemas ja see paragrahv, millest siis 2014, 2016, 2020 midagi kohtuvõim on rääkinud. See jätkuvalt on seaduses alles ja aeg-ajalt siis ilmub televiisorisse mõni siseministeeriumi ametnik, kes ütleb, et siiski privaatsus on oluline, aga turvalisus on ka oluline ja neid tuleb kaaluda. Aga kohus on seda juba teinud ja korduvalt ja siis ongi seal, ma olengi näpupidi sees mitu magistritööd, paar teadusartiklit, endine Euroopa Kohtu kohtunik, Riigikohtu esimees, väga tuntud vandeadvokaat Uno Lõhmus kahjuks lahkunud, kirjutas sellest ka väga veenvalt teadusartikleid, aga mingil põhjusel me riigina oleme suutmatud kuidagi oma inimeste põhiõigused sellisel kujul kaitsma, eks need andmeid kogutakse edasi. Ja minul on küsimus, et kuidas me siis erineme Valgevenest või Venemaast, kui me omaenda kohtuotsuseid ei täida? Siin sageli minu meelest selles diskussioonis tuleb ikkagi ka jutuks see, et meil on riiklik julgeolek, on ju, siis pätte tuleb püüda. Ma olen ka absoluutselt kõigi käte ja jalgadega selle poolt, et pätte tuleb püüda ja nii-öelda läbi õiglase protsessi loodetavasti ka karistada. Aga kui me mõtleme riiklikule julgeolekule, kui me mõtleme pättide püüdmisele, kus kohas see tasakaal sinu meelest siis on sellel jälgimisel ja sellel, et kui vabalt ja kuivõrd hästi tegelikult kodanik peaks saama ennast tunda. Kas ta peab tundma, et teda kogu aeg jälgitakse? Kas ta peab tundma seda, et tal on kogu aeg pilk peal? See tasakaalustamine on selles mõttes oluline ja ma pakuksin välja sellise hierarhia, et mida tõsisem on nagu see rikkumine, seda võimsam võiks olla see tehnoloogia, mis selle rikkumisega tegeleb. Et kui sa tegeled inimkaubanduse või rahapesuga või piiriülese narkokaubandusega, et siis sa võiksid ikkagi olla mures, et sind jälgitakse. Ja selle peale võiks tõesti panna ka suhteliselt arenenud tehnoloogiad ja ka tarkuse sinna taha. Aga meile kipub olema niimoodi, et meil kasutatakse neid keerulisemaid tehnoloogiaid just, hierarhias on ju selles mõttes, sul on, ma ei tea, inimsuse vastased kuriteod, siis on seal rasked, esimese astme kuriteod, teise astme kuritegu ja siis tuleb väärtegu, mis on siis nagu see nii-öelda nagu mõnes mõttes nagu ühiskondliku halvakspanu ära teeninud, aga mitte nii oluline. Ja siis meil kipub olema nii, et me seal selles nii-öelda korrakaitses ja liiklusjärelevalves ja niimoodi, et seal me siis tahame kasutada neid eriti peenmehaanilisi seadmeid ja jälgimisvõimekusi. Ja minu arvates see on nagu vale, et minu arvates mida madalam on ühiskondlik hukkamõist sellele teole, seda suurem peaks olema inimese vabadus ärgata hommikul üles ja teada, et temaga riik ei tegele. Euroopa Kohus ütles, et inimestel on selline tunne, et nad ärkavad hommikul üles ja nad peavad arvestama sellega, et riik jälgib neid ja et see ei ole inimõigustega kooskõlas. Ükskõik kui turvaline see kõik seal ümberringi on. Jah, tõepoolest. Aga siin ma olen kohanud sellist argumenti väga intelligentselt, et inimestelt kus juures, et aga mis seal vahet, et jälgitakse, nagu nii jälgitakse. Meil kõigil on taskus seade, millega meid on võimalik jälgida. Meist kõigist on ilmselt erinevad teenusepakkujad, e-kauplejad loonud
piiramatus koguses profiile, et meile reklaami ja kasutatud träni maha müüa. Et noh, põhimõtteliselt ju suurkorporatsioonid teavad meist nagunii kõike, nad jälgivad meid. No mis sest vahet on, et kas jälgivad nemad või jälgib riik? Mul on ka need intelligentsed inimesed, sellele argumendile on mitu külge, aga et pöörduvad tõesti, aga miks sa siis nagu riigi suhtes nii nõudlik oled ja endal sul on nagu Facebooki konto ka, on ju? Eks? Ja mina näen seal, see on massiline probleemide hulk, mis on erakasutusega, ettevõtjatega, see on kindlasti suur probleemistik, aga kahjuks mind on ainult üks. Jah, et ma ei, nagu ütleme, see on põhimõtteliselt ikkagi pigem nagu heategevuslik ettevõtlus tegeleda teadusega ja avada neid probleeme ühiskonnale, et kõigega sa ei jõua tegeleda. Aga kui võtta selline nagu mõnes mõttes pragmaatilisem vaade, siis see informatsioon seal ei ole tsentraliseeritud. Ta ei ole, see, mida peab minu kohta Facebook, seda minu kohta kaubamaja ei tea. Ja see, mida teab minu kohta kaubamaja, seda Facebook ei tea. Teine on see, et neil ei ole politseid ega vanglaid, mis on ka päris oluline vahe. Ja kolmas argument on ikkagi see, et ma otsustan, mida ma jagan Facebookiga vähemalt mingilgi kujul. Mul on seal cookid, ma võin need ära kustutada, võin otsustada konto ära kustutada, lahkuda sellest süsteemist, aga riigist ja sellisel kujul nagu lahkuda ei saa. Ja selle jaoks meil ongi need privaatsuse tagatised, et jällegi Euroopa Kohtu lahend, eks ole, et ka isegi nagu kurjategijate bioandmed tuleb teatud aja pärast süsteemist kustutada, sellepärast, et nendel on õigus nagu, nende kuritegu kaoks nagu minevikku, mitte et nad on igavesti nagu riigi luubi all, eks ole. Et seal on selline omapära. Mul on üks näide, päris Eesti näide ka, see vist isegi jooksis ajalehest kunagi palju aastat tagasi läbi, aga nüüd inimene, liikumispuudega inimene peeti nagu tänaval, sõiduk peatati, tõsteti ta sealt lumehange ja otsiti autost narkootikume. Ei leitud, eks. Ja kui sul on liikumisraskused, sa tead seda, et seal võib tekkida külmetused ja mingid muud terviseprobleemid, kõik asjad on. Aga miks neid otsiti? Sest et inimese oli kunagi leitud narkojoove. Küsimus ongi see, et kas see, et ta kunagi oli narkojoobes, kas see tähendab, et nüüd ülejäänud aja riik hakkab teda kohtlema nii? No ei tohiks. Ei peaks niimoodi olema, eks ole. Aga see tunnetuslik piir inimestele ei jõua kahjuks kohale. Et kui sa ise ei ole selle nagu püssi terjaviku ees, siis tundub see selline mõttetu, selline, mis Orwell ja 1984, et umbes see on nii naeruväärne, et meil on ju hoopis parem riik. Aga need inimesed, kes seda riiki ehitavad praegu, seda nii-öelda paremat riiki, mina usaldan näiteks politseid praegu väga kõrgelt, eks ole. Aga kes on seal järgmised juhid või mismoodi nemad hakkavad seda organisatsiooni rannima, seda me ei tea. Meil on just väga hea näide, on Ameerika Ühendriigid, vanade demokraatia, kohtuvõim, õigusriik, eks ole. Ja nüüd Texases šerif kasutas, kas oli 82 000 kaamerat oli süsteemis või midagi sellist ja otsis taga seda, et kus naine käis ebaseaduslikku aborti tegemas. Seesama, et me tundub nagu, et mis meiega siis juhtuda saab, eks ole. Ühel päeval tuleb meil võimule valitsus või siis ka sisekaitses saavad võimule isikud, kellele ei meeldi või keelavad ära abordi või näiteks, ma ei tea, samasoolised suhted või mis iganes veel huvitavaid mõtted võib inimestel tulla ja siis see sama aparaat hakkab siis ju teenendama seda uut jumalat nii-öelda. Et sa oled varasemalt öelnud ka, et kui on tehniline võimekus olemas, siis kiusatus kasvab. See on niimoodi, et kui sul on näiteks, mul ei ole, aga kui sul on ülikooli infosüsteemid ja sa tead, et ma tulen Peetriga siia kokku saama, et vaataks, mis hindeid tal olid seal mingil aastal. Oi, tule taevasappi. On ju, eks, aga oleks ju kiusatus vaadata. Tahaks ju teada, et kuidas tal ikkagi läks, on ju. Aga mis see minu asi on? See sama, et kui see andmespisik mul kätte saadav on, väga raske on tõmmata endale moraalselt siis piiri, et ei, ma sinna vaatama ei lähe. Aga põhimõtteliselt, vaata, ma olen sinuga selles kõiges erakordselt nagu selgelt samal leheküljel ja mind häirib mõte sellest, et pidevalt jälgitakse, sest mul on kuidagi selline tunne, et kui ma nagu majanduse seisukohast vaatan, et pidev jälgimine mõjub inimese loovusele ja riskivõtmisele nagu pehmelt öeldes halvasti ja sellest on võimalik tuua tegelikult ka piisavalt palju ajaloolisi näiteid. Aga kui sa nüüd tood välja, et olukord oli, kuidas see oli kestnud aastast 2016, eks 2014 või 2014. Nii, ja põhimõtteliselt, mida olen mina täheldanud võib-olla nagu kahte aspekti. Esimene aspekt on see, et inimesed on liiga ükskõiksed selle suhtes. Absoluutselt. Ja nad põhimõtteliselt ei tunneta seda ohtu enne, kui see neid sõna otseses mõttes pehmest kohast hammustab.
meedia on suhteliselt pehme, täiesti rahulikult lastakse rääkida suhteliselt düstoopilistest asjadest niimoodi, et seal ei ole mingisugust erilist reaktsiooni. Ma arvan, et sa oled nõus sellega. Ma tegelikult selle osas vaidleks vastu. Nii. Et ma olen meedias ikkagi täheldanud mitmeid pealkirju, ka juhtkirju, mis jälgimisühiskonda siiski nagu hukka mõistavad. Ma peast ei oska nimetada, aga ma arvan kõikides, kaasa arvatud ERR-is on ühel või teisel viisil sellesse taunivalt suhtutud. Et meedia poolt on tulnud teatud teadlikkuse tõus, aga muus osas sul on õigus ja mulle enne jäi mainimata, et veel kõige rumalam argument on see, kui et las jälgivad, minuga ei juhtu midagi. Et ilmtingimata selleks, et suga midagi juhtuks, ei pea sind jälgima. No just nimelt ja selles mõttes, et kui kiputakse kasutama sellist väljendit, et ausal inimesel pole mitte midagi karta, siis mina ei tea, minu mitte nagu hiiglaslik ajaloo huvi on mind küll viinud nagu järelduseni, et kohe, kui asi kipub natukene totalitaarsemaks ja kruvid keeratakse natukene rohkem kinni, siis ausad inimesed ongi need, kellel ongi just nimelt kõige rohkem karta. Täpselt niimoodi, jah. Aga kuidas sa tunned, oled sa optimistlik või sa arvad, et me oleme mingisugusel viisil selle võitluse juba kaotanud, et see tehnoloogia areneb nii kiiresti, see on nii odav ja põhimõtteliselt inimesed, kes praegu on viisakad ja korralikud, leiavad, et nad tahavad seda tehnoloogiat kasutada, nad saavutavad selle häid tulemusi. Kas me oleme kaotanud selle, kas see rullibki meist üle? Ma arvan, et me ei ole seda nagu kaotanud, et meie ühiskondlik suur häda on olnud see, et kui ma võin hästi lihtsalt öelda, et lollid karjuvad ja targad on vait. Ja nüüd ma olen täheldanud, et ka targad inimesed hakkavad vaikselt aru saama, et kui sul on võimekus aru saada, sul on kohustus midagi teha. Ehk siis see diskussioon on praegu ikkagi avanemas. Ma arvan, et siin on mingi lootus ja kindlasti on, ütleme, nende kõige hullemate fantaasiate vastu tuleb meil ikkagi ka seadus. Et Euroopa Liidu õigus ei luba selliseid kaamerasüsteeme paigaldada, nagu siin Siseministeeriumi unistuste paberites nagu planeeriti. Tehisintellektiga ei tohi inimesi profileerida, nende nägusid seal automaatselt kuidagi seostada mingite teiste andmebaasidega edasi. Seal õigus tuleb tugevalt vastu. Ja meil on, Agu Sorainen on öelnud, et ma olen nagu see kanaarilind, et ma hakkan nagu enne api karjuma, kui kaevurid surevad. et see kehtib mitmel rindel ja siin on praegu ka niimoodi, et see teadlikkuse kasv peab lihtsalt tulema ja me peame nagu riigilt rohkem nõudma. Et siin on, näiteks Ülle Madise on teinud väga tänuväärset tööd kogu oma meeskonnaga seda probleemi laual hoides. Ma olen päris mitmele ajakirjanikule olen väga tänulik sellest, et seda teemat on valgustatud ja siis kohati tuleb selline vahepealne rumaluse plahvatus nagu see, et kiiruse ületamine ei ole inimõigus või mingi selline väga suur lihtsustus, mis näitab, et ikkagi osad ajakirjanikud veel ei saa aru. No kiiruse ületamine tõepoolest ei ole inimõigus. Keegi väida ka seda, just nimelt, aga mingil põhjusel see diskussioon nagu puljongina nagu valmis sellisel kujul siis nagu toimetuse näha. Aga hea, et sa mainisid kiiruse ületamist sellepärast, et tekib kohe, jõuame tagasi toreda nähtuse juurde nagu keskmise kiiruse kaamerad. Ja. Kuidas sa nendesse suhtud? Minu meelest mitte eriti hästi. Ma olen Leedus käinud, mulle ka ei meeldinud, tõesti. No, ma võtaksin selle asja niimoodi nagu selle nurga alt, et seal on hästi suured fännid, kes on veendunud selles, et see on mingisugune hästi tõhus asi, mis ta mingil kujul ta on. Me just vaatasime Leedu statistika, tõime Leedu juristi Kasimirase tõime Tallinnasse konverentsil esimene. Ta näitas väga ilusasti, kuidas statistika on manipuleeritud. Et selle tõhususe, aparatuuri tõhususe taga ei ole päris numbrid. Et on võetud nagu enne aparatuuri paigaldamist on võetud 6 aasta keskmine ja siis pärast aparatuuri paigaldamist on võetud mingi 2 aasta tulemus või 3 aasta tulemus. Ja kui sa tead, kui sa võtad 6 aasta keskmise, siis see keskmine läheb ju pigem ülesse kui 1 või 2 on ju. Ja see oligi niimoodi, et ma ei tea, kas 2016 oli umbes sama hea aasta kui 2023. Aga siis nagu serveeriti läbi keskmise, serveeriti, et õnnetuste langus on 35%. Sa tead numbritest. No tule taevas appi, et ma sellise on ju, jah, aga seda nüüd müüakse meil nagu väga aktiivselt transpordiamet kasutab neid samu nagu slaide, mis on siis nagu Leedu poolt saadetud, näitab, et 35% on nagu siis nagu tõhususkaameratel ukkunud ja rasked õnnetused on vähenenud, eks ole. Aga samas taustal on see, et sellel konkreetsel teelõigul näiteks võib-olla ukkus 0,7 inimest. Ja, et kuidas sa selle 100% tõhususeni jõuad sealt, eks ole, aga et tuua selle nagu see silmakirjalikkus nagu väga selgelt välja, siis mitmed erinevad valitsused on hurraaga tormanud, ka Rootsi ja Taani ja Eesti ja niimoodi on tormanud, keelanud ära siis üleminekuperioodidega Hiina tootja seadmed mobiilivõrgus.
et see on inimeste privaatsuse raske rikkumine, suured ohud, hiinlased võivad teha mis iganes meil siin, et strateegiline valdkond, eks ole. Nii, ja samal ajal me nagu ehitame sama Hiina kiipidega arvuteid, päikseparkide invertereid ja nagu ka need kaamerad, mis me tänavatele paigaldame, on ju ka suuresti Hiina tehnoloogiaga nagu ühel või teisel viisil seotud. Ja nüüd me kuidagi ühiskonnas siis ütleme, et jah, et see mobiilsidevõrk, et see on nüüd see koht, kus me paneme jala maha ja oleme hästi põhimõttekindlad inimeste privaatsuse kaitsel ja samas paigaldame Leedus siis ja Poolas, ka Eestis paigaldame selliseid kaameraid, mida põhimõtteliselt hiinlased ja venelased saavad vaadata, et mis kaup meil tänavatel liigub ja oligi, britid ju avastasid selle ka, et Poolas olevaid kaameraid siis venelased vaatasid selleks, et näha, millist varustust Ukrainale viiakse. Kui sa näed seda vastuolu, et ühelt poolt siis mobiilsidevõrgus me oleme hästi põhimõttekindlad ja teisel pool siis laome neid kaameraid tänavatele juurde, mis on siis põhimõtteliselt ju ka Hiinast pärit. No ilmselt öeldakse selline argument selle kohta, et aga tegelikult on kõik turvaline. Ja, aga nüüd, et juristide kaitseks midagi öelda, siis 11. novembril toimub Euroopa kohtus istung, kus tuleb 15 kohtunikku ehk suurkoja istung, kus me siis saame vaielda selle üle, et kas Eestis nende tehnoloogiate ärakeelamine sellisel kujul toimus Euroopa Liidu õigusega kooskõlas või mitte. Ja seal on tõusetunud väga palju huvitavaid küsimusi, ehk siis mingil määral see õigussüsteem ta võib aeglane olla, aga ta on nõudlik. Kohati juhtub, et ta on nõudlik ja nüüd saame siis näha, et kas see hoogtöö korras tehtud süsteem siis nagu õigusriigi tuumale vastu paneb. No aga mis siis saab nendest Siseministeeriumi ametnikest, kes on jõuliselt lükanud sellist massiivset süsteemi? No mina arvan niimoodi, et me peame ikkagi kõik endale nagu tuhka pähe raputama. Et see on loomulik, et liikluse inimene hirmsasti tahab tegeleda liiklusega ja kirjanik tahab kirjutada ja pereterapeut tahab tegeleda pereprobleemidega, aga tegelikult me peaksime nagu selliste süsteemide puhul oleks vaja ikkagi ministeeriumitest välja tulla ja luua siis need töörühmad kompetentsipõhiselt, et on seal, kus vajatakse matemaatikat, vajatakse ka sotsiaalseid nagu teadmiseid ja võib-olla ka mingid nagu ühiskonna, ma ei tea, kuidas inimeste toimetulek on ja niimoodi, et need kombineerituna peaks olema, et see senikaua, kuni me ise ei topi oma nina ja näppe sinna nagu nende liiklusinimeste või älitusinimeste tubadesse, et siis nad saavadki rahulikult toimetada oma ette ja nad ei pruugi üldse teada, et nende töö tulemusena kuskil mujal midagi katki läheb. Siin on hästi hea näide, ma nüüd viimast numbrit ei tea, aga viimane kord, kui ma vaatasin, siis trahvide tõusu puhul oli, kas oli keskmine trahv oli mingi 400-450 eurot. Lihtsalt ja kuidas tuli statistika, et palju Lõuna-Eestis keskmine sissetulek oli, kas oli mingi 1200 bruto midagi sellist, eks ole. Et kui sa nüüd võtad seda, et see võtab nagu sisuliselt ühe pere nagu ühe inimese pool sissetulekust nagu ära, terve pere eelarvest siis võib veerandi või? Numbrites ei ole väga tugev, et kas see siis ikkagi on nagu selline patt, mille eest terved pered nuhelda nagu nii suures nagu proportsioonis nende sissetulekutest. Ometi Riigikogu hääletas üsna suures üksmeeles nende trahvide mitmekordistamise poolt. Mida inimesed tegid, istusid vaikselt, nad mõtlesid, mis muga ikka juhtub. Aga nad ei kujutanud ette, et keskmine trahv tuleb 450. Tõepoolest. Ja selles mõttes, et ka kuigi minu seisukohad võib-olla sotsiaalmeedias kohati on olnud ka sellised natukene reaktsioonilised, aga mulle kunagi vist Ain Alvin seletas ära, et vaata, et kui sa tegeled igapäevaselt nii-öelda liiklusrikkumistega, kui sa tegeled igapäevaselt kriminaalidega, et sul põhimõtteliselt tekib selline asi, mida ka minu siis nii-öelda turgude maailmas nimetatakse selection bias. Ehk siis sa näed seda, millega sa tegeled. See, et seal midagi väljaspool on, piltlikult öeldes, kui sa tegeled kogu aeg liiklusrikkumistega, sa arvad, et kõik ongi kogu aeg liiklusrikkujad. Mis nüüd veidikenegi andmeid vaadates nii-öelda tõele ei vasta? No ja ma tahan veel kord öelda, et politseis valdkonnaga tegelevad inimesed on väga intelligentsed ja ma ei näe, et nad nii kitsalt nagu mõtleksid. Et politseis on väga suur pakett, need samad rahunemispausid, igasugused sellised muud. Väga mõistlik. Väga äge ja selles mõttes inspireeriv süsteem. Ja siis paratamatult tuleb nagu mingil hetkel tuleb poliitiline tellimus ja see ongi see poliitiline tellimus. Trahvide mitmekordistamine ei olnud ju Justiitsministeeriumi, ma ei tea, initsiatiiv, eks ole. Raha oli vähe. Raha oli vähe ja nüüd ma naeran, minu teemad erinevad, aga ma naerangi seda, et nüüd tuleb statistiliselt välja, et eestlased joovad vähem. Mis on siiamaani kogu aktsiisitõusu põhjendus olnud see, et nagu joomine on käest ära, et ilmus keeruline olukord, et nüüd kui mitu aastat järjest meil on nagu justkui alkoholi tarvitamine väheneb, et siis võiks ju hakata rääkima, et äkki peaks aktsiise vähendama, et võib-olla on nagu hea tulemus juba saavutatud, aga ei, järgmised aktsiisitõusud tulevad ja
ja meid siis ikkagi piitsaga kasvatatakse edasi. Kas meil sellest piitsaga kas meil on mingisugust lootust, et see võiks kunagigi lõppeda? Ma arvan, et tegelikult noored inimesed tulevad peale, kes on kasvanud vabas ühiskonnas, sündinud vabas Eestis, et seal tuleb ka hulk rumalust tuleb ka kindlasti, aga see on alati olnud, rumalus on konstant. Aga ma arvan, et meil tuleb ka ikkagi väga palju väärtuspõhiselt mõtlevaid noori peale ja nendel võib-olla puudub see igatsus sellise karmi korra järgi, mis meil ju suuresti ju kasvas välja ka Nõukogude ühiskonnas sellise hallasurutud rahvana, et teid oma ülesandeid ja ei mölise, et ainuke pääs sellest on siis kas varastamine või joomine, eks ole. Et meil see ühiskond nüüd selles kohas enam ei ole. Kui sa vaatad noori, näiteks ma ei tea, keskkooli mingites etendustes, gümnaasiumi etendustes, nad on vabad, nad tantsivad, nad ei ole enam sellised päheõpitud sammudega hirmunud nagu lapsed. No ja võib-olla üks asi veel, et 90-ndatel meil oli ikkagi paras kaos ja mõningad inimesed, kes võib-olla tahavad kõrvutada kaost mingisuguse korraga, siis loomulikult neile meeldib kord rohkem ja võib-olla neile meeldib natukene liiga jäik kord liiga palju. Mul ei ole seda allikat kaasas, aga teadusuuringuga oligi just seesama, et poliitkorrektsus ja see kõik, mis sa räägid, et see pidi olema tingitud ka ikkagi madalast IQ-st. Et see meeldib nendele inimestele, kord meeldib lollidele rohkem. Poliitkorrektsuse kohta mulle meeldib muidugi üks kirjeldus, ma ei mäleta, kes selle autor oli, aga et poliitkorrektsus on fašism, mis paneb ette viisakuse maski. No nii on, jah. Aga Gary, ma olen väga tänulik, et sa olid nõus stuudiosse tulema, teemat veidi avama. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele teemale edasi, siis ma olen paar korda jäänud selline mulje, et võib olla mingeid mõtteid käiakse välja sellepärast, et inimesed loevad äkki liiga vähe raamatuid, ilukirjandust, klassikat. Seega, kui te mõtlete, et huvitav, miks Peeter ja Gary sellistest asjadest rääkisid, miks nad on veidikene liiga ärevil jälgimisühiskonna pärast, siis lugege Orwelli 1984, lugege Bradbury Fahrenheiti ja lugege tegelikult ka Huxley Head uut ilma. Ma arvan, et te saate aru, miks meie ärevuse aste mingites kontekstides on natukene kõrgem, kui teile mõistlik tundub. Aga aitäh vaatamast, paari nädala pärast uuesti Peetri Pilk, kõike head!